elame nii või nii. Sina usud endasse, kui sina usud endasse, arukate arvamisse, tugevate turjadesse, vanemate vägevusse, noorte meeste novedusse, õdedesse vendadesse, enne kõike endasse, siis saab põlve parema, siis saab põlve parema. Isamaaliidu olijeldes, vaenlase vastu võideldes. Sina usud hundi juttu, kui sina usud hundi juttu, kardad koerte klähvimisi, kuulad sakste sajatusi, kannu poiste kaevamisi, sama meeste salvamisi, madalate manitsusi, sõgedate sõitlemisi, siis ei saa sa midagi, siis ei saa sa midagi. Isamaaliidu olijeldes, vaenlase vastu võideldes. Kallitele võrratutele nunnudele kaasmaalastele. Mul on väga suur rõõm näha nii palju inimesi siin üheskoos, kes mõtlevad sarnaselt ja kes saavad aru, et nüüd on viimane aeg midagi hakata ette võtma ja kokku tulema ning selle jaoks me siin olemegi. Et ma ütlen siis selle sündmuse põhieesmärgi ära, et me püüame teha siis kõik, et see leiaks selle eesmärgi. Selle sündmuse eesmärk on siis viia nii palju inimesi omavahel kokku, teha nii palju inimesi omavahel tuttavaks, kui veel vähegi võimalik. Seega ma palun tungivalt, et te laseks sellest võltshäbist täiega lahti. Maria mind pärast aitab sellega, aga et oleksime uuesti nagu väiksed lapsed, ei pelgaks üksteisega suhelda, saaksime omavahel tuttavaks, vahetaksime kontakte, näost näkku me tajume üksteise energiat palju paremini kui seal netivavarustes trükkides nii-öelda ja see on tore. Teeme alustuseks kohe ühe suure aplausi iseendale. Et nagu me kõik oleme enam-vähem aru saanud, et siin maailmas on asjad natukene erikoiseks muutunud, vähekene teistsuguseks muutunud, kui me näiteks 3-4 aastat tagasi oleksime võinud üldse uskuda, et see selliseks võib muutuda ja see lõhestumine, mis on hakanud toimuma, see on päris eepiline, seda on nagu lausa veider pealt vaadata, vahepeal tuleb, ma ütlen, me peame ennast näpistama lausa, et kuule, kas see on päriselt nii, et nii erinevalt saadakse aru ja nii erinevad maailmavaated on inimestele, et Jesus Christ ütleks selle kohta. ja, et me hakkame siis täna põhimõtteliselt rääkima siin ja homme samamoodi põhilistest asjadest, mis me näeme, et inimestel võib lähitulevikus vaja minna. Et üks asi on siis kindlasti, et kuidas oma tervise eest hoolitseda ilma, et me peaksime selle jaoks nii-öelda arsti juurde pöörduma või apteekrisse pöörduma, et tõenäosus on, et lähitulevikus lihtsalt meid ei lastagi arsti juurde, kui meil ei ole tervis piisavalt ära rikutud selle süstiga.
ja see on jama. Mina ausalt öeldes ma ei kujuta ette, mis peaks juhtuma, et ma sinna arsti juurde üldse läheksin. Et see on minu jaoks on küllaltki välistatud. Et nii palju, kui ma neid erinevaid lugusid olen kuulnud, et mis nad seal teevad ja kuidas nad käituvad inimestega ja et sinna ei minda, tundub, et suures osas mitte enam tervenema, vaid veel haigemaks jääma. Et siin täna astub üles Meeli, kes siis räägib, et kuidas ennetada erinevaid haiguseid, kuidas hoolitseda oma tervise eest. Me hakkame täna rääkima, et millised situatsioonid võivad meil tulevikus tekkida ja kuidas siis oleks mõistlik nende jaoks valmistuda, mis meil olema peaksid, kuidas me vaimselt selle jaoks valmis saaksime olla. Homme me siis räägime, kuidas oma nii-öelda traumasid ravida, et kui meil peaks juhuslikult käeluu katki minema ja midagi ja me ei taha arsti juurde minna. Mõelda selliseid teemasid arutama, aga põhiline asi on, et me tutvuksime omavahel ja et ma tean, et... Tere! Mul on nii hea meel, et te siin olete, tõesti, sellepärast, et see koht Taevastiiva keskus ongi loodud inimestele. Ja tulevikus selle eesmärk ongi kasvada suureks vaimse heaolu keskuseks, olenevalt maailma situatsioonist loodetavasti ka rahvusvaheliseks. Ja ma tõesti loodan, et siin saab toimuma veel palju selliseid üritusi, sest see on inimeste koht, see energia, kui inimesed on siin, on lihtsalt nii õige. Nii et minu jaoks juba, see on nii suur rõõm ja nii suur tänutunne ja armastus, kui inimesed on siin, see on nii äge, mulle nii meeldib see. Tegelikult siin Taevastiiva keskuses hakkab toimuma igasuguseid põnevaid asju. Mitte ainult selliseid suuri kogunemisi, aga ka töötube, kursuseid, pikemaid festivale, laagreid, seminare ja nii edasi. No ei võib, aga romantiliselt tähendada. No kes maailma lõpus üksi? Teeme alustuseks sellise lihtsa soojenduse, et käime lihtsalt siin platsi peal ringi, tervitame teineteist, tutvustame nii, nagu te ikka esimest korda annate kätt. Tere, mina olen Maria. Niimoodi, lihtsalt võimalikult paljude inimestega, kuni ma karjun stopp. Ja vaadake neile silma ka. Läks! No, tere, kohe naabrid. Tere. Tervist, Robert. Tere. Tere, üldse. Vasaku ühega. Okei. Tere. Evelik. Tere, on Priit. Merje. Ida. Keler ei ole. Tere. Olen Priit. Tore. Keler ei ole. Martin. Tere. Mina olen Priit. Mis sinu nimi on? Ei ütle praegu, okei. Tere. Tere. Mina olen Priit. Maria, väga meeldib. Väga tore. Tähelepanelikud. Ilma mõtlemata, samamoodi, aga natuke pöörasemalt, käime siin ringi ja täitsa nii võõrad inimesed, keda te ei ole varem näinud. Jooksate nende juurde, nagu te näeksite vana tuttavat. Ja niimoodi, läks läheb käima! Vihm on ju täielik külluse looja, uue elu looja. Uus maailm ärkab pärast vihma.
mõelge, meid õnnistatakse praegu seda kogemust, see on ideaalne ajastus. Seda me siin ju teemegi. Ärkame, loome uut maailma, terveneme. Ja suunake nüüd, olles silmad kinni, suunake oma südamet, et paksult see ring siin täis suurt armastust. Üks olemise tunnet, nii et igaüks saab sellest osa ja tunneb, kuidas õhk muutub meeldivalt paksuks ja raskeks armastusest. Ära võta sabast kinni, saavad. Jaa, minu vend tegi. No väiksed ilmad ikka kuluvad. Mul on tõtt, et sa vaatan kella. Mul on poeg on Saksa automaatikast öelnud. Eesti parimat olemas. Üks tähtis punkt, mida mulle öeldi, on see, et millele tuleks tähelepanu pöörata, on veregrupid. Jah, et igaüks võiks oma nii-öelda maakonna siseselt arutada, kes mis veregrupp on, et kuna tõenäoliselt me ei saa kasutada seda vaktsineeritud verd. Aitäh teile, mul on nagu eriliselt suur rõõm teid nii palju siin täna näha ja mul on väga suur au jagada seda imelist elu teiega täpselt samal hetkel. Et kõik asjad lähevad nii, nagu nad siin meil edasi lähevad, siis me teeme ajalugu. Lõpuks me teeme ajalugu. Me teeme ise organiseeriva inimeste võrgustikku ja me võib-olla läheb nii, et me saame üldse sellest süsteemist praegusest süsteemist lahti öelda ja saame oma pealt hakata asju ajama nii, nagu me ise seda soovime, kus rahvas on võimul, mitte kriminaalid. Aitäh teile! No nii, alustame siis. Ma teen sissejuhatuseks, ma räägin lihtsalt paar lugu, et see viimasel ajal teades tõenäoliselt, mis suunas need asjad liiguvad, siis ma olen hakanud järjest rohkem aru saama, ja aitäh sellele, et ma saan olla üldse tänulik, et see üldse on võimalik. Me teeme nüüd kõik hästi suure aplausi iseendale! Nüüd läheb pööraseks. Aga esitan teile tõsise väljakutse enne. Selles suhtes lõõgastuge rahulikult, et meil on veel tund aega. Ja teeme nii, et nüüd seda järgmist tund aega kuulavad ainult need ja istuvad siin ka ainult need,
kes päriselt tahavad oma elus iseendas muutust, teha läbimurret ja kogeda midagi. Kes veel tahab, pange teisele poole ennast valmis. Magate teine surnud juba, kurat. Kahe ahoiga või? Ahoi, ahoi, rahvas! Me peame endale ise kasvatama sööki, et söök on see, mis hoiab meid püsti. Aga tänaseks teemaks on siis, pakuti välja, et on võimalus rääkida permakultuurist. Visalt on siis nii-öelda mingid kartulikoored, vanad õunad ja mõte on siis selles, et võimalikult vähe maapinda kurnata ja võimalikult vähe rohima peaks ja et see oleks ka siis see, mida me sinna sisse loobime, oleks ka siis nii-öelda ühtlase väetise eest. Et minul tuli selline asi, et ma aidata inimestel permakultuuri kavandi aluseks olevad põhimõtted tulenevad süsteemi, ökoloogia ja Have you heard about permaculture? Have you heard about it? Yes? Yes. Yes, yes. You also? You also? All right. Come and give your definition. I don't know what to say about it, sorry. What do you think when we tell you permaculture? What's the first things coming in your head? Sustainability is about being able to feed yourself with what you have. I'm finishing with that thing. Permaculture, you can relate to one said coming from Ethiopia. You're only a man when you can grow your own food. Permakultuur on see süsteem, mis võimaldab meile jätkusuutlikkuse ja sellel on ütlus pärit Etioopiast, et sa oled mees ainult siis, kui sa suudad
ostanud endale 20 liitrit toidu. We're not talking about 1 cubic meter, but we're talking about 30. Не, это не то, чтобы трудно. Деньги, которые nagu mul kombeks ikka liiga usinalt ja agaralt asju teha. Aga tere kõigile siis jah, pika matkamise ja ekslamise peale lõpuks leidsin mina ka selle koha üles. Sõitsime siit, ma ei tea, vasakult ja paremalt poolt ja küll saime tee pealt puid koristada ja mida kõike veel, aga no õigesse kohta me ei jõudnud. Ja siis lõppude lõpuks, kui ma kohale jõudsin ja auto ära parkisin, siis William saatis mulle koordinaadid täpselt selle hetkel, kui ma autost välja ostsin. Aga no kohal me oleme. Ülimalt hea meel näha jälle, et seltskond kokku on tulnud. Ma sain aru, et eile oli põhipäev vist, päris suur rahvas oli eile koos olnud siin ja lausa telgid, söögid, joogid, kõik värgid ja rääkisin siin juba Anti ja Williamiga juttu ka. Sain aru, et väga mitmed erinevate kogukondade liikmed ja esindajad on kokku tulnud. Väga hea. Teine asi, mis on see, et Tallinnas ajad seltskonda kokku, siis kurat, Ropu vaeva peale saad võib-olla 50 inimest kokku ja sellest pead kuu aega ette teatama, et sats kokku tuleks ja lähed, ma ei tea, Kilingi-Nõmme ja Taevastiiva kanti, siis vaatad, kuulen, et paarsada inimest vist oli läbi käinud või kohal isegi. Aga jah, ma siis täna on natukene selline teistmoodi setting siin ja meelestatus ja vähe personaalsem, mille pärast mul on väga hea meel ja me oleme maal. Et põhimõtteliselt võiks öelda, et metsas ka, eks ole. Ja William palus, et ma räägiksin 2 sõnaga natukene sellisest majanduslikumast aspektist ka võib-olla, et mis meid ees ootab siin. Et ma arvan, sellised inflatsiooni asjad ja muud asjad ei ole kellelegi siin nagu võõrad enam, eks ole, kodulaenu taotlemismehhanisme ja tingimusi teab ka igaüks peast, aga ma räägiks ühest sellisest asjast, mida väga palju ei ole räägitud ja mida keegi väga isegi ei tea ja see info tuleb tegelikult investeerimispankuritelt, kellega mul on olnud võimalik laua taga istuda. Asi puudutab täpsemalt siis maid ja metsasid. Et kui viimasel ajal on päris palju juttu olnud sellest, miks metsahinnad on näiteks väga kõrged. Ja inimesed siin mõtlevad, et tead, et tahetakse maal ära kolida ja sellepärast, et puit on kallis ja mis kõik veel, eks ole, ehitusmaterjalid on väga kallid ja asi. Aga tegelikult seal taga on väga palju suurem mehhanism. Selle nimi on nii-öelda siis inglise keeles carbon credits, ehk siis karbonkrediidid, süsinikukrediidid. Et jah, kokkuvõttes minu loo point on siis, et jäägem iseendaks ja ärgem peljakem seda, et me jääme nendest inimestest silma, nad kas tulevad tagasi või siis me leiame nende asemele need uued inimesed, kellega me ehitame üles selle uue maailma. Ja noh, mul on küll väga hea meel, nagu ma ükspäeva sotsiaalmeedias Facebookis postitus ütlesin, siis ma ei tea, minul ei ole ükski pidu pidamata jäänud. Minu arust meeleolu läheb aina paremaks, üritused lähevad aina mõnusamaks. Väljundeid, variante, kontakte tekib aina rohkem, see network, mis meil on juba meeletu, see koosneb nii paljudest erinevatest inimestest, et ma ausalt öeldes meie jaoks on lihtsalt test, see on kestvustest ja ma ei näe, et meid ei saaks saata edu, et meid peab saatma edu ja me oleme juba olnud päris edukad, et positiivsust ja jõudu, jaksu, sirget selga ja tugevat iseloomu kõigile. Aitäh!